Head sõbrad, täna on mul hea meel sauna rubriigis sauna minna armastatud näitlejale Ago Andersoni juurde. Ilmselt paljud tahaks minu nahas praegu Agoga sauna minna, aga läbi rubriigi on teil see võimalus täiesti olemas ja võite kindel olla, et teeme korraliku sauna. Kui tihti sa üldse saunas käid, et kui tihti sul see võimalus üldse ette tuleb? Mina olen see inimene, kes lapsepõlvest saadik käid iga nädal saunas. See on nagu Vot-Taamen kirik. Ja no vahest suvel, kui on väga palav, siis ei viitsi, aga talvel või sügisel ja kevadel on alati iga nädal. Ja siis ma olen mitte praegu üldse selle pärast mõelnud, aga mitte selle saate pärast siin nüüd ütlen, aga ma nagu tervisega on nagu suht hästi olnud, ma ei jammusta. Et ma olen mõelnud äkki ongi see sauna pärast, ega muud põhjust ei oska tuua. Et ma nüüd tervislikult toituksin või hirmus palju sporti teeksin ja kõik, midagi ma ei tee, aga saunas käin kogu aeg. Äkki siis selle pärast. Kas sul meeldib rohkem seda saunas käia koos sõprade ja heade tuttavatega või pigem niimoodi üksi täiesti sellises väikses piiratud seltskonnas? Vaata, ei ole nüüd reeglit jälle, sellepärast, et aeg-ajalt tahad tõesti, et oleks mingid sõbrad ja saunataks niimoodi pool päeva või pikalt või poole ööni või. Aga teinekord on täitsa mõnus, et nüüd ongi, kui me sinna sauna jõuame ja see uus keris, et see on täpselt selline, et sa tahaksid seal nagu pikali olla ja lihtsalt pikutada. Vanasti oli nagu mingi jõle oluline, et 120 kraadi oleks saun ja siis kõik käisid seal sükste nägudega ja siis joostsin lumehange ja tiiki ja siis kõvasti joodi jooke peale, et see 120 endast välja saada kuidagi, aga nüüd enam see ei ole nii oluline. Ja ma mäletan, kui õudselt pikalt oli ka aastaid jutt, et teatris peab saun olema ja nüüd lõpuks sai valmis, siis käidi hästi. On ka või? Ja, minust kõikides riigiteatrites on ikkagi lõpuks saun. Kirjutati kuskile mingis seaduses siis? No jah, aga täitsa kah, kui on ikkagi selline mingi keeruline etendus ja füüsiline, et pärast seal. Aga nüüd kuidagi nüüd on väga rahulikuks jäänud. Võib-olla on kõikidel kodus saunad või ma ei tea. Ja mul on kohutalt hea meel, et ma sain oma tütre sauna ja saunas käima ja ma hakkasin teda suhteliselt väiksena vihtlema juba ja lumes siin käima talvel ja kõike seda ta teeb ja nüüd on lihtsalt paar kuud ei ole vihelnud, aga sellepärast ma pean seda jätkama, et muidu ta võib-olla, ma tahan, et kui ta kunagi siit lendu läheb ja elab oma elukaare ära ja siis kui külla tuleb ja küsib, kas täna sauna saab ja kas täna vihta ka saab, siis mõtled, saab. Et lapsele jääks selline mälestus kodust, et saun on ja selle kodu juures ikkagi oluline. Mul endal oli see, ma mäletan, kui emal-isal läksin külla või et kas sauna saab või kuskilt koolist tulin ja mu õde samamoodi, et kas saun ikka saab. Sa oled juba siin päris põnevaks selle kõik ajanud, et oma uue sauna jutuga ja meil lihtsalt tuleb nüüd kokku võtta ja kobida korraks lavale, eks me siis näeme, millest Ago teile praegu eelnevalt rääkis. Jah, ma loodan, et me mahume. Lõrna keelandest tehtud. Kurat, see kõik asi käib. Aga see saun oli siis enne natukene teissugune, enne kui renoveeriti? Just, siin oli puukeris, see on korsten ja see lava on siis oli kõrgem, et selle saunumi siis eelis on see, et kuna ta segab selle õhu, kõik võtab laialt kuuma ja toob alla ja segab see lava osa siis ei pea enam nii kõrge olema. Et sul on igal pool see temperatuur ühtlane. Kuidas sa jõudsid üldse selle kerisini? Sellega väga naljakas lugu, mis väga naljakas. See sauna keris põles siis läbi või see oma, oli juba, nagu ikka 10 aastat kaua nende eluiga on ja siis ma vaatasin, et ja ma tulin saunast ja ma mõõtsin. See oli siis siin detsembris. Kuskil. Mõõtsin seda, et osta uus keris, et täpselt läheks ja tulin saunast välja, see oli pühapäevane päev ja oli Nurgakivi saade telekas. Ja seal oli, ja täna räägime saunadest ja minu naine pani puldi pealt teisele kanalile. Ütles, oot, pane tagasi.
ja siis oligi saunumikerised ja räägiti nendest. Ja ma vaatasin suu lahti ja kuulasin nende juttu ja juba järgmine samm oligi, et võtsin ühendust ja võtsin hinnapakkumise ja vennad käisid vaatamas ja see väga kõik sobib see. Ja ruumi on tulnud juurde, nagu on läinud, see keris ei võta nii palju ruumi ja mis mind nagu köitis, kui nüüd nagu nii-öelda natuke reklaami juttu ajada, aga ma tõesti mõtlesin, et ma sain see aasta 50, et võib-olla juba aitab sellest puu vedamisest ja sellest tuha koristamisest ja nüüd on see, et käes, kus me oleme puit harima ja tuhka vedama ja võtan telefoni või panen seina pealt klõpsti selle tööle ja tulen millal tahan. Nii et sa oled juba ka läinud sellise sammu teinud, et lausa telefoniga juhid kerist? Jaa, ma olen sellest unistanud tegelikult, ma olen ka kalamees, kui niivõrd ja see tähendab seda, et Pärnu lahel talvel tuled, siis ikkagi telefonis võiks panna, millal tahan. Ja siin saab nüüd timmida siis seda kõike, et kas tahad rohkem, et see õhk keerleb või vähem või ei keerle üldse või kui leili visata, siin on mingi õhuvõtu avad veel, kus saab ka timmida, et leiliga. Nüüd see leil nagu teoreetiliselt läheb laajale ja tuleb siit. Vaata, kui sul oleks see väljas, siis sa päris kõvasti ta praegu ikkagi lööks meile sind vastu. Ja nüüd ta tuleb siit alt, mina natuke jalgadega tundsin. Jah, et kui sa lamad, siis natuke viskad, siis oled nagu ühtlasem. Nii et sa oled sellise innovatsiooni poolt ikkagi saunanduses? Mitte ainult saunanduses. Kõikel, nutiseadmist juhtimine ja kõik muu. Aga minu õde on nüüd naljaga pooleks pannud mulle diagnoosi, et ma olen kiire omaksvõtja. Selline? Jah, see on matkatuss. Veel vanasti kallasime ämbriga, aga nüüd see on ju pesuehtne vihmaasi siin. See on meil praegu eriti tervislik õie tolmuga. Mänd õitsab, vaata. Tuleb sisse õõruda kenasti. Ravi toimub. Ja just. Ongi kõik selline improviseeritud matkatuss veel lõpetuseks, peseme higi maha ja läheme siis edasi juba järgmiste saunade juurde. Nii et tore oli täna siin Koivres saunas ja järgmine kord juba uus rubriik ja uued külalised.